aga tervitan siis kõiki, kes täna siia kohale tulid, külalisi siis Jõgevalt ja Kundast ja meil on täna siis kaks teemat, on siis Jõgeva kesklinna siis hea avaliku ruumi arhitektuurivõistluse tutvustamine ja teine siis on Kunda kesklinna hea avaliku ruumi arhitektuurivõistluse tutvustamine. Ja tegemist on siis juba hea avaliku ruumi võistluste seerias 21. ja 22. võistlusega, nii et meil on juba päris selline auväärne hulk neid võistlusi tehtud. Tänase seisuga on 8 keskväljakut peatänavat juba valmis saanud ja nüüd kas oktoobri lõpus või novembri alguses avatakse siis Kärda keskväljak ja praegusel hetkel on ehitamisel Viljandi keskväljak ja Jupp peatänavat ning Narva siis Stockholmi väljak ja Raekoja plats on minu teada ehitushankes, nii et mingil hetkel järgmisel aastal saavad ka need valmis. Aga siis Jõgeva koha pealt, et praegusel hetkel on siis Jõgeva võistlus käimas, 23. on meil siis Jõgeva võistluse tähtaeg, nii et ma usun, et siin juba arhitektid töötavad selle teemaga ja siin siis ma arvangi, et kõige parema ülevaate saab anda siis Aivar Kokk, Jõgeva valla volikogu esimees ja ka riigi parlamendi rahanduskomisjoni esimees, nii et ole hea. Et pisut siis sellest, mis on valla ootused selle võistluse raames ja siis pärast üle räägib siis juba täpsemaks sellest, et mis siis arhitektidelt täpselt seal oodatakse. Aga ole hea. On sissivõttes tuleb kohe. Filmis vaadates tänavad linnas kodusooja jagub meile kõigile. Kaunid külad mitme looja, lapsepõlve tiigisee. Jõgeva, kus tunda tasub alati end noorena. Üsna Eesti keskel asub, taaval taustal voorena. Naeratusi jäävust teada, mäletada, märke seada. Ikka jõuab Jõgeva läbi laulu laheda. Ehitada, elu kanda, armuda ja andeks anda. Kõiki jõuab Jõgeva, jõuab Jõgeva. hea vallavanad, 2 tükki arhitektid, et täna Jõgeva on niisugune huvitav linn, et me teame, et 3 linna on ilma kirikuta. Me saame öelda täna kõva häälega, et meedias on hästi kõvasti räägitud, et Jõgeva Sauerele ehitatakse kirikuid ja siin videos oli ka kirikutorn, et meil on tänasega valmis kirikutorn, kirikut ei ole. Tihti räägitakse Jõgevast kui ühest pommiaugust, tegelikult ühest raudteekülast, aga tänasel hetkel ühest valla ja maakonna pealinnast, vallas, kust elab üle 14 000 inimese ja maakonnas, kus on täna 33 000 inimest, me otsime Kesk-Eesti pealinnale keskväljakut. See on ühelt poolt Vooremaa, teiselt poolt Eesti kuulsamate heliloojate ja luuletajate Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti kodukohta, Keti Alveri kodukohta. Et ühelt poolt näidata seda kultuuri ja sporti ja eestlust. Jõgeva on see koht, kus Jõgevamaa, kus Eesti lipp valmis ja kus Jõgeva vallas hoiti seda okupatsiooni ajal. Tahaks seda keskväljakut natuke teistmoodi näha kui tihti. Kindlasti üks erand, mida me arhitektidele südamele peale paneme, et tavaliselt kaovad kesklinnas parkimiskohad ära. Ja sellega ka kaubandus, ettevõtlus
pannud ja kritiseerib, sest meie palve on see, et ärge kaotage parkimiskohti, tehke neid juurde, lahendage see ühel tasandil. Nii nagu Kuressaarel on, ei tea, kes see arhitekt on, aga kõik on ühel tasapinnal. Meil oleks võimalik sellest kesklinna väljakul tööpäevadel autosi parkida, aga õhtuti ja nädalavahetustest peab saama kesklinn Eesti kõige suurema kontsertlavaga koht, kus on võimalik teha kõiki üritusi. On see festivalid, on see kontsertid, on seal spordivõistlused. Ja samas ümberringi on meil 3 ilusat parki. Ühest on kujundatud Peti Alveri park, kõrval politseimaja taha võiks tulla 2 sõbra park ehk Alo Mattiisini ja Jüri Leesmeti park ja kultuurimaja taga on selline puhkeala, kus on täna laululava, kus on mänguväljakud ja kõik muud. Ja Jõgeva praegu hetkel pingutab, et kevadel, kui arhitektuuriprojektid valmis saavad, lähevad kohe ehituseks, meil on selle jaoks ka tänaseks ka rahad arvestatud. Samal ajal käib täna, kohe sõlmitakse leping projekteerija, kes hakkab ehitama suurt spordi- ja kultuurikeskust. Tuleb spordisaal 62x40 ja samaga ühendatus ka Jääl sama suur, et Kesk-Eesti kindlasti kõige suurem kompleks, kus on võimalik ka siseruumides kontsertid teha ja see ala, mis siin kultuurimaja ja Riigimaja vahele jääb, meie unistus on, küll Pavarotti täna kuulab ja näeb meid pilve peal, aga et meil oleks võimalik ka teha rahvusvahelisi kontserte Jõgeval. Et kui räägitakse ühelt poolt pommiaugust, siis meie räägime täna ühest tõusvast tähest ja meie eeskujuks on kindlasti Soomes, kes teab, on Järvenpää 40 kilomeetrit Helsingist, kus hullude projektide ideedega kasvas kõige kiiremini kasvavaks linnaks Soomes. Meie unistus sama, et mitte see, et Tartu on meil 50 kilomeetrit, rongiga sõit 15-17 minutit, autoga maksimaalselt 40 minutit linna teisest otsast. Linna piiri pealt on see 25 minutit, et kus on võimalik magalaid juurde ehitada. Praegu ehitame siit samast teie poolt projekteeritavast siis Kesk-linnast kohe alustatakse ehitushankega, et läheb promenaat jõe äärde, promenaat jõuab kiriku juurde ja promenaat jõuab spordihoole juurde, et me püüame haarata kogu Jõgeva piirkonda ja meie loodame, et te teete parima, et kui me toome alati näite, et kui 3 meest, 3 kingsepa vaidlevad, et kes on parim, siis see esimene mees ütles, et on Euroopa parim. Järgmine mees pani sildi, et ta on maailma parim. Aga 3. mees ütles, et on selle küla parim. Me tahaks kindlasti, mitte nii nagu vahest üks eelmistest peaministrist ütles, et 5 parima hulgas. Me tahaks olla Einariga konkureerida selle parima tiitli peale. Einar hakkab kohe tutvustama oma asja, et me oleme selleks valmis, me oleme valmis ka riskima, me oleme valmis sellega, et haljastus on näiteks konteinerites, nii nagu Itaalias väga suured platsid on tehtud sellega, et 3 tunniga viiakse kõik kassid platsi pealt ära, tehakse suur üritus, korraldatakse ära ja 3 päeva pärast tuuakse kõik uuesti tagasi, kõik on sama, et teil on teie mõtted ja võimalused hoida teed ärge, tehke sõiduteed laiemaks, kui nõuded on, aga äärtesse on võimalik teha parkimiskohti, ärge kartke platside peale teha parkimiskohti, kui sa tunned, et teie mõttemaailmaga see kokku läheb, sest me tahame, et see kesklinn töötab ettevõtja sõbralikult, siis kui ettevõtjad on lahti ja kui laupäeval ja pühapäeval vaiksem, siis on see mõnus keskkond, kus inimesed saavad puhata, kus saab üritusi korraldada. Me oleme selleks valmis, pole, ma arvan, kunagi varem ega kunagi hiljem ei panusta Jõgeva vald, kui palju panustab järgmine aasta nendesse investeeringutesse, et tekitada ühest kohast
kultuuri, spordi ja vaba aja tippkoht. Meie unistus on, et te teete parimad pakkumised. Mul on ääretult hea meel Arhitektide Liidule ja kummardust ees meiesuguste pujäänidega, eriti minuga. Ei ole kunagi lihtne, aga me Tiiduga täname teid sellega, et te olite valmis sellega, et meil rahval on kindlasti väga suur roll parima töö väljavalimisel. Aga me teeme kõik selleks, et hiljemalt 15. november on võitjaga leping sõlmitud. Ja ma saan aru, et ka pakutud üks ilus number sinna välja, kuhuni me oleme valmis selle projektiga minema ja meil on endal see palve, et võitja, kes lõpuks on, et me saame etappideks jagada seda tööd. Mingi töö on valmis, me saame sinna ehitushanke välja kuulutada, järgmisele etapile võime uue hanke teha, aga meil, nagu te teate, valimised tulevad. Oktoobris peab kõik järgmine aasta peaks kõik valmis olema, mis on utoopiline ühelt poolt, aga eraettevõtjad on täna valmis ümberringi ka oma koledad majad lammutama hakkama ja neid ka uueks tegema, nii et see, ma usun, et teie töö tulemus annab Jõgevamaale uue hingamise ja veel kord lõhutan, et see keskväljak peab olema kindlasti Kesk-Eesti tippväljak. Me loodame teie peale ja usume teisse. Aga ma tänan, et siin mõned tütarlapsed on palju rohkem vaeva läinud selle hanke ülespanemisega ja viimase minutiga ja tänan sind, kes olid seal hea haiglas kahe leeri vahel, kui me vaidlesime kakkesime. Aga aitäh teile ja soovin teile head lendu, ideede lendu. Aitäh, Aivar. Ja nagu tähele panite, siis see on nüüd üks selline võistlus, natukene erandlik nendest teistest võistlustest, et siin on küll kiired tähtajad, aga samas on siin ka reaalne rahastus taga, nii et kui see konkurss saab läbi, võitjad saab välja valitud, et siis see tähendab ka seda reaalset projekteerimist ja reaalset ehitust. Nii et, aga nüüd lähemalt võistlusest Ülle Maistjala siis sõna, kes on võistlustingimuste koostaja. Aitäh, kena sissejuhatuse eest. Võistluse tähtaeg on juba 23. oktoober, nii et paljudel vist on juba vähemalt siia sisse elatud, aga ma räägin ikkagi, teen kerge ülevaate sellest Jõgevast. Ja siis on plaanis jah, et kas, ma ei tea, kui realistlik see on, et keskväljaku osa vähemalt siis järgmise aasta valimisteks valmis ehitada. No nii on, kui lubannus. Jõgeva asub siis Piibe maantee ääres. Ja Piibe maantee ja Pedja jõe vahel siis siin. Ja Jõgevat läbi raudtee. See kvaliteet on praegu hästi paha, ma ei tea, kui palju te näete, aga vist hiljem järelvaatamisel lähevad neid veedetid juurde, et siis on võimalik sealt täpsemalt vaadata. On olemas nii Jõgeva linn kui Jõgeva Alevik, mis alguses, kes ma ei olnud käinud, kunagi Jõgeval tekitas hästi palju segadust. Alevik on kujunenud mõisa ümber, mis ehitati 16 sajand, seal asub ka Eesti Taimekasvatuse Instituut ja kuna mõisnik ei tahtnud raudteejaama enda maade lähedale, siis tehti natuke eemale ja siia ümber siis tekkis Jõgeva linn. Siin võistlusala on märgitud roosaga, selle rongipeatuse ja bussijaama lähedale. See vaatetorn kirik, millest Aivar rääkis, asub natukene võistlusalast eelimal, siis see on see punkt. Siin on Eesti-aegne vaade Turuplatsile. Siin on Kabala kõrts, mis asub praeguse vallavalitsuse asukohas ja tuletõrjehoone, mis on säilinud ilma selle tornita ja sama vaade siis pärast sõda Nõukogude aastal 61. Siin on 45. aasta kaart, mille joonistas siis Arnold Matteus, kus on näha need hooned, mis on sõjas hävinud. Need on siis tähistatud sellise seest tühja joonega ja sõjas säilinud hooned on siis seest värvitud. Et sõjas hävis 60-70% Jõgevast ja siin lisaks Matteus on pannud veel ühe ligi peale, mis on siis see perspektiivne hävistus. Ja siis sinine joon siin on siis meie võistlusala, et siin on näha, et endine turuplats kohati siis kattub selle tänapäevase pargiga. Aga kõik siis saavad täpsemalt uurida sealt võistlusülesandest neid kaarte. Sõjajärgne pilt Jõgevast
ja siis need hooned, mis on väärtuslikud üldplaneeringu seisukohast, mis jäävad meie võistlusala äärde, Suure tänava äärde, mis on põhiline kaubandus- ja äritänava, on paar kaitsealust hoonet. Ja siis siin on need sündmused ja olulised asjad, mille poolest Jõgeva on siis kuulus või mis siis väljendab Jõgeva identiteeti, et ongi Eesti külmapealinn, sealt on pärit Peti Alver ja Alo Mattiisena, siis on hulk sündmusi, mida Jõgeval tähistatakse, mis siis võiks leida koha ka meie keskväljakul moel või teisele ja tuleb ka meeles pidada, et Jõgeva on siis Jõgeva maakeskuse ja siin on need olulised elemendid ja kohad, mis on Jõgeva maale. Oskar Lutsu teoste sünnikoht, paljud Kalevipoja legendid on seotud Jõgeva maaga. Üldplaneeringu järgi vaatamisväärsused Jõgeval, et nende poolest on Jõgeva suhteliselt vaene, need on siis need, mis jäävad siia meie alasse, on Peti Alveri pargis Rotund ja Hea linna vaim, mis on Kalev Kangro poolt tehtud kultuurimaja juures ja mille tegelikult Jõgeva elanik on väga omaks võtnud ja millega on seotud mitmeid rituaale, et mis võiks kindlasti alles jääda selle kultuurimaja lähedusse. Siin on võistlusala, see hõlmab siis Suurt tänavat, umbes 500 meetri pikkusest lõigus, välja on kujunenud keskväljaku osa oluliste ühiskondlike hoonete vahel, keskväljaku äärde jääb kultuurimaja, kohtu- ja politseihoone, riigimaja, mida praegu rekonstrueeritakse, mis peaks valmis saama järgmise aasta suveks ja vallavalitsus ning 2 ärihoonet. Siin on Konsumi ärihoone ja siin on ärikeskus. Selle võistlusülesande üks osa on ka selle Konsumi hoone mahuline lahendus, kuna Konsum on valmis oma hoonet lammutama ja lisaks enda hoonele ka siis endale kuuluva restoran Kosmose. Ja siia siis saab pakkuda arhitekt välja enda mahulise lahenduse. Siia Suurdänava äärde Kosmose fassaad peaks säilima ja samuti on käinud jutud, et nad saavad endale selle muusikakooli, ma ei tea, kui kaugel see ei ole kuskil, aga see on seal sees, et võib olla ka see, aga see võib-olla hetkel ei ole ka tähtis, kuna need fassaadid kuni peaks säilima nii sellele Kosmosel kui muusikakoolile. Ja kontaktalasse jääb bussijaama, mis on hetkel, ta on hästi kesklinna lähedal, aga ta on selle alaga suhteliselt kehvalt ühendatud, et seal on hästi laiad tänavad, jalakäijal on natukene raske leida teed sinna bussijaama ja samuti siis rongijaama ületus. Siin on see Peti Alveri park ja siin on siis see politseipark, mida Aivar korraga mainis. Turg jääb praegu Suure tänava äärte osaliselt erakinnistule, kuhu on tegelikult tehtud detailplaneering ja mis tõenäoliselt lähemas tulevikus ehitatakse täis ja siis pärast seda on see turg võib-olla raskesti leitav ja võiks leida endale uue asukoha kuskil selles võistlusalas, et siis oodatakse pakkumist ka sellele või siis turulahendust nii, et see ei jää erakinnistule. Siin on linnulendus kesklinna vaade, keskväljak, kultuurimaja ühes otsas, riigimaja siin vastas, siin 2 ärikeskust vastab pulti ja Suur tänav siis siin selles ulatuses. Siin on see bussi ja raudteejaama ületus. Suur tänav siis lahendada ühes tasapinnas jalakäijad ja autod. Ja õuealana võiks lahendada siis selle osa, mis on märgitud siin rohelisega. Hetkel on Suurel tänaval päevasel ajal kiirusepiirang 30 kilomeetrit tunnis. Ja siis samuti see sinine kesktänav, seal võiks siis ka piirkiirust vähendada, et lihtsustada bussijaama pääsemist ja raudtee ületust, et seal siis on tehtud ka ettepanek võistlusülesandes kiirust piirata 30 kilomeetrini tunnis. Ja siis siin all on näha ka, see on see kesktänav vaade bussijaama poole, kuidas seda asfaldit on seal tohutult palju, aga tegelikult on, autol ei ole nii palju vaja, aga seal on ka või jagamata see, et bussi jalakäija siis käib. Ja Suur tänav ongi siis põhiline äri- ja kaubandustänav, kuhu siis tänavale võiks laieneda kohvikud ja olla inimestel hea promeneerida. Ja korraks mainisin juba ka, et oluline on siis parandada neid ühendusteid bussijaamaga ja siis seda raudteejaama ületust.
üldplaneeringu teemaplaneeringus on antud ette rekreatsiooniala Pedja jõe äärde. Hetkel seal on selline võssa kasvanud, seal ei ole võimalik ujuda, samas Pedja jõest natuke edasi, sellest alemikust mööda on küll ujumiskoht Pedja jõe ääres ja ajalooliselt on ka siin olnud. Ja Aivar korra mainis ka seda promenaadi, mida siis ehitatakse. Ma täpselt ei tea. Selle joone all läheb edasi. See alapoole see tänu. Jõe äär on jõe kallas kordi teised. Siin selle promenaadi kõrvala siis või siia kohe äärde jääb Peti Alvari muuseum, mis on siis Jõgeva muuseum. Keskväljak. Siin on näha need hooned, mis jäävad Keskväljaku äärde. Kultuurimaja ärikeskus, siin on siis see lammutatav ärikeskus, millele siis saate pakkuda asemele enda lahenduse. Riigimaja, mida rekonstrueeritakse, vallavalitsus ja mida rekonstrueeritakse? Vallamaja järgmine aasta remonti. Ja riigimaja rekonstruktsiooniprojekt on kaasas võistlusülesandega, samuti see ja detailplaneering, mis jääb turu kõrvale. Vallamaja projekti ma vist, seal võib-olla väliselt ka nii palju ei muutu, et seda ei ole. Kindlasti oodatakse Keskväljakule vett mingil kujul, hetkel on seal purskkaev. Jõulukuusk varasemalt oli kultuurikeskuse ees, aga see kuivas ära ja võeti maha kevadel, nii et ka kuuselõud asukohta. Kindlasti võiks olla Keskväljaku siis lõunapoolses osas välitöö tegemise kohad, vallavalitsuse, kohtu- ja politseihoone ning riigimaja lähedal. Ja siis osa sellest alast võiks olla siis kindlasti, et selle saab tühjaks teha suurürituste jaoks. Haljastus on sinna suhteliselt hiljuti istutatud, seal on pooppuud, sahalini kirsipuu ja iluõunapuud, et neid puid praegu on võimalik veel ümber istutada. Et võiks siis leida, kui ei sobi nende puude see asukoht, siis asukoha kuskil mujale või siis nad väljaku piires ümber paigutada. Võistlusülesande lisas on ka haljastuse hinnang, et peaks säilitama siis alal esimese ja teise väärtusklassi puud, et see hinnang on nii Kultuurimäetegevuse pargi, Peti Alvari pargi kui politseipargi kohta. Ja see peaks olema siis selline aktiivne vaba aja veetmise koht, kus kogu aeg midagi toimub. Kultuurimaja taga tegelikult on juba välilava olemas, millel saab korraldada üritusi kuskil 300-400 inimesele. Ja selle projekti raames siis peaks tegema istumiskohad planeerima sinna lava juurde ja nägema ette võimaluse selle ala piiramiseks, et kui on piletiga üritus, siis Kultuurimaja juhtide sõnul on hästi kallis selle ala piiramine ja võib-olla siis selle taga on jäänud ka mõndade ürituste korraldamine. Võistlusülesande lisas on Selveri detailplaneering, mis tuleb välja siis siia Kultuurimaja kõrvale, et siis vaadake seda ka, et kuidas, et sellega peab ka arvestama. Kultuurimaja siin see väike punkt on laste mänguväljak, mille projekt on ka võistlusülesande lisas, mis osaliselt on välja ehitatud, osa on veel ehitamata. Seda mänguväljakut on võimalik vajadusel liigutada. Siin on Kultuurimaja ees näha see Tauno Kangro kuju, Kultuurimajas toimuvad laulatused, pruutpaarid käivad kujuvarbed pesemas, samuti kooliõpilased, et see võiks jääda kuskile Kultuurimaja lähedale. Oodatakse siis kaubahalli kinnistule mahulist lahendust. Kaubahalli kinnistu on siis see siin vahepeal on see muusikakooli kinnistu, mille endale saamine ei ole kindel, kas nad saavad selle või mitte. Ja siin kõrval siis restoran Kosmos, mis läheb koos kaubahalliga ehitusse, aga oluline on siis see serv, mis jääb väljaku äärde. Et see hakkaks tööle koos väljakuga ja muudaks seda aktiivsemaks, atraktiivsemaks. See võib olla 2-3 korrust, täisehitusprotsent 50-70, klient eelistab maa-alust parkimist, mille puhul on see täisehitusprotsent siis 70.
ja soovitakse 3500 ruutu netopinda ja oodatakse siis sellist üldist mahulist lahendust, mis oleks aluseks detailplaneeringule ja edasine projekteerimine ei kuulu siis nagu selles mõttes ei pruugi tulla siis samalt sellelt tegijalt, et nad ise siis vaatavad edasi, et kuidas jätkata. Peti Alveri pargis on see rotund, mida ma enne korra mainisin, et see park tuleks ka rekonstrueerida, see ehitati aastal 1996 Peti Alveri 90. sünnipäevaks ja ei ole täies mahus välja ehitatud. Et seda ala ka siis aktiveerida, muuta atraktiivsemaks, väärikamaks ja rotund siis jääb oma kohale. Siin on näha, et on sellise punase vihmavarjuga püütud seda ala natuke ebaõnnestunult põnevamaks teha. See punane vihmavari tuleb Peti Alveri luuletusest. Tumepunane vihmavari. See oli Ojaga selle auto. Ahaa, selle rotundi, jah. See pidi olema ka vesi, aga see vesi jäi tegemata näiteks. Ja valgustid on välja vahetatud, tulid mingid kübarpõlgased valgustid. Et siis oodatakse nüüd lahendust teedele, valgustitele, haljastust siis väärtuslik säilitada. See on see politseipark, mida ka Aivar mainis, et kus võiks olla siis Alo Tiiseni see sõbrapink. Seda parki tuntakse kohalik, aga see, ma ütleks, et see on üks variant, et see on kindel see, et see on see Alo ja Jüri park, et seal ei ole variantid. Et see võistlusülesande järgi on see üks variantidest, teha sellest oloparke, osa rahvast seda nii ka tahab. Paljude jaoks on see aga seotud sellise nõukogudeaegse mälestusega sellest, et seal oli kiik, hobu ja seen. Kärbse seen, jah, see on siin pildi peal ka näha. Ja selline kiik, hobu. Ja hetkel seda kutsutakse ka vaestepargiks, eelkõige politseipargiks ja ka seenepargiks. Aga on jah erinevaid leere, kes siis mõtlevad, kas Alo või mida muud seal võiks olla. Ja siis siin on näha väikevormid, et siin on ka need, Jõgeval hästi meeldib teha neid mälestuspinke, nagu praegu oli ka korra see Alo pingist mainitud, et üks pink on näiteks keskväljakul, siis on paar tükki kultuurikeskuse taga. Et siis võikski tegelikult need pingid kas ala piires või kuskil väljaspoole seda ala vajadusel paigutada ja tehagi sellise ala, et kus on need mälestuspingid võib-olla kõik koos ja kuhu siis hiljem saab neid soovi korral juurde lisada. Siis siin on veel näha Vallamaja ja kultuurikeskuse juures on sellised suhteliselt massiivsed lillekastid, et tundub, et ka need on oma aja ära elanud, et võib sinna pakkuda uusi lahendusi. Keskväljaku valgustipostidel on Peti Alveri luuletused, mis oli selline huvitav avastus minu jaoks. Ja keskväljakul on malenurk, malendid on siis selles kollases kapis. Jah, aitäh! Ma unustasin enne kaks olulist asja. Välikino on meie kindel soov leida see lahendus ja teine on, et skulptuure, nii palju kui tundub, et kuskil võiks midagi olla, et meie ei karda neid, me oleme saanud sellest sõimata, aga me teeme kindlasti edaspidi ka, et see on ikkagi see, kus keegi võõras inimene tuleb, kus ta ikka pilti teeb, et Tallinna linnast läheb Viru tänaval ja Ärja juurest ikka pildi, mitte neid jääb. Meil on Palamusel näiteks Libles ja kõik niimoodi välgivad. Et selle, aga see välikino ja sellise kontsertikoha pool, sportimise pool, kõik need te oskate nagu ideid panna sinna, kõik on teretulnud. Ei pea kuskilt kinni olema, et see mõttelõng võiks olla nii lai kui vähegi võimalik, aga võimalikult ühel tasapinnal, et kui vaja on teha 2000 pilki sinna panna kontserti jaoks, siis on võimalik panna. Tänud, aga nüüd Aivar, enne kui sa ära lähed siit, küsiks veel sinu käest ka, et kas nüüd need üritused, mida siin aastaid tehtud on, et äkki sa veidikene räägid ka nendest üritustest, mille jaoks me tegelikult seda keskväljakut teeme? Eks meil on olnud seal laate ja messi, aga see kõik on jäänud kuidagi ajasurma ja midagi on veel ja siin üks oluline üritus oli sellest nimekirjast vist väljas on, et meil on motomeeste see Jõgeva
Pevkur ja et ütleme, et tänaseks on ette valmistatud juba lausa monument selle jaoks, mida mootorratta peal mehed teid meile vallamajja, mida nad kuskil võiks teha. Et kõiki neid alopäevad, noh, et mis on toodud rahvast kokku, on Peti Algari-päevad, luulepäevad, et kõik need selline kultuuri pool on hästi oluline. Samas meil on sport, tipptasemel saalihokki, täna Eesti kõige suurem tippmaadlus, väga tugev, et üks asi, millest mulle kultuurimaja juhataja või seal nemad rääkisid, on maakondlikud tantsupäevad, mis siis saavad valida välja endale, neil ei ole vaja staadionit või mingit tühjaplatsi, et nad arvestavad selle keskkonnaga, kuhu nad lähevad ja siis teevad oma etendused just selle koha jaoks, et see keskväljak, ma arvan, selle maakondliku tantsupäeva jaoks kindlasti ka sobiks hästi. Ja meil toimub naiste tantsupäevad või tantsupidu üle 4 aasta, üle 5 aasta. Et me küll tantsijatega jõudnud kokkuleppele, et see keskväljak on sama suur kui staadion. See on natukene, ma proovisin, natukene oli väiksem. Ja väiksem, et noh, eks see kõik on alati algul keeruline kuhugi ennast mahutada, aga samas on uus sissekäiku sellele platsile, et tegelikult saaks kõiki üritust teha, et alati ma räägin, et olümpiamänge peetakse ikka ühele sama staadionis, 400 ringi ei ole kuskil suurem, et radas on ikka 90. Aga veel kord ma rõhutan, et me tõesti ootame seda, et me saame seda kõike teha ja me oleme ettevõtjate ja valla ja volikogu poolt valmis nagu panustama ja ma julgen ka seda täna tõdeda, et meil on võimekus 100% välja ehitada, seda ma ei tea lubada, et kui mõni tänavajuht jääb kuskil ootama mingit aega või kultuurimaja tagune park, ma ei tea, mis sinna tehakse, et kui mingi väga super kallis midagi läheb, siis me seda ei suuda, et kindlasti ei ole mõtet üle pingutada, selle rahalist numbest, et ma ei tea, kulda ja karda ei ole väga palju mõtet panna, aga kõik head ideed ja mõtted, sest teie olete selle valdkonna inimesed, mina olen lihtsalt ehitaja. Ma olen rääkinud ehitusest ja betoonist, aga ma ei konkureeri arhitektidega, kuigi ma olen ka projekteerinud, kindlasti mitte arhitekt. Et selles mõttes on inimesed on hästi ootusärev ja ootavad ja loodavad, et mulle näiteks see sama Saaremaale ja Kuressaarele purskkaevu on võimalik teha see, et see on sama tasapinnaga, et ta ei pea kogu aeg purskama, valgusefekte, heliefekte, mille pärast me seda kinoga räägime, et sellega annab jälle võimalus laiendada seda ampluaad, mis saab teha, et kontsertlava ei pea olema statsionaarne. Kindlasti see kultuurimaja esine plats on see, mille peale kõike välja mõelda, sest seda ei kasutata tegelikult, kasutatakse aastas jõulurahu välja kuulutamiseks tänasel hetkel. Suure tõenäosusega jõulurahu kuulutamine võib minna hoopis ühel hetkel Vilmaga täna alguses hoopis sinna kiriku juurde, me seda täna ei tea, et seal tuleb samamoodi kultuurikoht on, seal on kontsertid ja välikontsert koht projekteeritud täna. Meil on ootus. Kui keegi on lugenud, siis mõtled, meie eeskujuks on Soomes Järvega, et seal suutis pangajuhstihti linnaga, et üle hullude ideedega. Tema pani kesklinna põrada küttemeid ja tema müüs oma linna välja. Rahunenud maja tehti 2 aastat kõik korda. Selle me võime garanteerida, et võitjaga tehakse kohe läbi. Selles mõttes, et Tiidu kanname oma sõna, meil on eelarves, valla eelarves on juba arvestatud selle summa. Me ei jäta see tööd pooleli, et kindlasti kohe läheb ka ehitushanke. Selles suhtes mul on hea meel nüüd, et me oleme tegelikult Ingrid Maldiga siin Jügevaga ju mitmeid aastaid neid läbirääkimisi pidanud selle keskväljaku koha pealt, et teda heaavaliku ruumi sellesse võistlustesse haarata, et nüüd on ta reaalselt käima läinud see asi ja tõesti, see on üks veel neid väheseid selliseid endisi maakonnakeskusi, maakondasid enam meil ei ole. Maakonnad on alles ära. Okei, ütleme selle. Me oleme saanud sama suureks maakonnast teha kui varem. Et Jügeva siis ühesõnaga saaks ka endale sellise ilusa keskväljaku ja mis on tõesti aastaid mind nagu silma riivanud on tõesti selline tohutu selline eklektika siin selle Jügeva keskväljaku äärsetes hoonestuses, et siin on neid väga erineva perioodi
ehitatud, mõned neist on paremas, mõned neist on halvemas olukorras, nii et kui nüüd tõesti see keskväljak saab korda, siis ilmselt annab sellise tugeva impulsiga siis nende ümbritsevate hoonete korda tegemiseks ja nagu sa ise ütlesid, et tegelikult see jupp sellest pikast tänavast, millest me rääkisime, minu jaoks on see selle Jõgeva linna üks selliseid põnevamaid tänavaid, sest siin on tõesti üks väheseid kohti, kus on selline ajalooline hoonestus veel säilinud ja kui me saame mingis etapis ka selle Pika tänava jupi korda tehtud, et siis see kindlasti stimuleerib ka nende hoonete omanikke siin toimetama. Me saame öelda, et meil on valmis täpselt selle kohani, kus algab Kesklinna väljak on terve Suure tänava ehitusprojekt ja läheb kevadel kohe ehituseks, nii et ka see on suure piibemaanteed tuleb puhas ilus asfalttee nagu jõuab selle promenaadini, et ja kohe paneme tähendab siiamaani, jah? Siiamaani, jah, just selle koha peal ja me lõpetasime just selle koha, kus kokku leppisime. Just, et see võiks olla selline tõesti jalakäijate eelistusega ala ja siin juba mõned hooned siin rekitakse, et siin see üks uhke selline telliskivihoone, mida seal Ülle ka näitas pilte, millest tuleb siis hotell. Nii et ma ei tea, kas teil praegu, kus teil turistid puhkavad? Meil ei puhkavad kusagil. Ei olegi sellist Tartus, see meie probleem täna ongi, et ettevõtjad kõik, kui minuga eestlustest, kõik ütlevad, et mis me siin enam oleme. See paar tuba siin selle... Kui omavalitsus ei tule omaga järgi, siis... Mingi söögikoha peale siin paar tuba, ma kunagi otsisin ka, et kus saaks olla. Aga tõesti hästi vähe neid kohti, kus saab ööbida. Ei on, spordihoone juures on, meil on lähedal 7 kilomeetrit eemal Kuremaa, kus meil on ikka mitmesajale inimesele ööbimised olemas, et meil on siin spa-kompleks ja kõik lossid ja mõisad ka olemas, ja mõisavalitsejad nagu naerame. Aga mis võiks veel loota, kui see platsi ümbrus need hooned ka tulevikus siis nagu korda saavad, et siia tekiks avalikke funktsioone rohkem sinna selle äärde, sellepärast hoone omanikud on kõik täna ootus ära veel, et kui Kesklinna ehitamist läheb, siis nad hakkavad kõik ka ehitama, sest see on aeg, kui kaubanduses nagu nii midagi ei toimu. Elu on näidanud, et kui autoga ikka õue ei saa, siis ei saa ja ma veel rõhutan seda ka, et kuna me kõik tuleb siis selle 20 kilomeetri tunnikiirusega ala, eks, et tehke sõidud maksimaalselt väike lubatud piirides kõige väiksem variant ja kõrval parkimiskoht, et autoga saaks ilusti ära parkida ja inimene tahab ikka autoga sõita poest ukse sisse, kas me seda tunnistame mitte, aga elu on näidanud, et kui sa autoga ei saa, siis sõidad ta järgmisse tänavasse, paneb järgmise poole juurde, kus ikka saab. Siin, ma vist unustasin mainida, et siin sõiala on ka siin Kesktänaval, mida on asfaldit hästi palju, et bussijaama ümbruselt siin võiks ka mõelda, et kas annab kuidagi paremini neid parkimiskohti paigutada. Ikka, selle sama nende alapargi ümber on täna parkimiskohad ühest lautopoolsest küljes kõik kasutama. Ja kus on täna parkimiskoht, et te võite alati Kalasabasse panna, kui ta on praegu teega paralleelselt, et kindlasti rõhutan üle, et võidutööl üks oluline on see parkimiskohtade juurde saamine Kesklinna, et see on hästi oluline, et me oleme eristume sellega kindlasti teiste linnadega. Et enamus kohtades öeldakse, et viime autot välja, me ütleme, toome töö ajal autot Kesklinna, aga nädalavahetusel on see puhkeala ja võib-olla paneme autot üldse, et ei lase autodega sinna ligi. Me tahaks ikkagi ettevõtlus seal Kesklinnas teenuse pakkumised teavad. Kas on nüüd vahepeal tekkinud küsimusi, et see on nüüd hea võimalus siis... Tegelikult ma tahan ka täiendada otsa, et siin oli juttu nendest üritustest suhtest, mis toimuvad. Üks oli mototreff, Jõgeva treff, eks ole, aga teine on Jõgeva Küüslagu festival. Et mõlemad on 2 suurt üritust, mis aastaid Kesklinnas toimusid, aga nad on nüüd siit välja viidud. Siis oli jutuks see kultuurikeskuse tagune see kõlakoda. Et see on selles mõttes mõni aasta tagasi tehti, aga ta on nagu suhteliselt õnnetu koha peal või teda pole omaks võetud. Et ma ei tea, kas ta on sellepärast, et ta on nagu maja taga või teda on, kui sa seal mingit üritust korraldad, siis on tegelikult väga keeruline ja raske seda ala nagu piirata. Et tal on nagu need miinused.
siis nendest märgilistest sõnadest, et mina veel kord rõhutaks või toonitaks seda, et Jõgeva on külmalinn, et ja jäähokilinn, et Vooremaa pealinn, aga et see jäähoki, noh, ainult Tallinnas on pikemalt ja kauem mängitud. Et sellepärast on meil ka spordijoone virtuse laiendamisega seoses lõpuks siis tehisväljaku idee. Ma tean, kui me suvel rääkisime, siis muidugi väga põnev idee, aga seda lihtsalt ei saa teha, et sinna keskväljakule teha nii-öelda nagu on Tallinnas Harjuvalus uisuplats. Aga noh, see on liiga luksus, ilmselt Jõgeval ei tule seda keegi niimoodi kasutama. Aga keskväljakul, et noh, kas seda on mõtet kuidagi kasutada, aga teine asi on, mis kui veel kord spordist rääkida, siis on Jõgeval väga oluline male. Sellepärast on ka kesklinna väljakul see praegu malelaud, kus on nii male kui kabenupud, aga see male ja selle kasutamine. Ja siis oli jõulurahu väljakuulutus, kus sellest vist rääkisime, eks ole. See oli kunagi ka jääpurika festival. Jah, jääpurika festival. Ei ole vist tehtud. No, Reikal on jää suletamise. Ennem oli kasvatamise, nüüd on suletamise festival, et see on nagu see vahe. Ja siis muidugi jah, see, mis Aivar enne ütles, et need ajalused momendid, et tegelikult, et kuna me oleme Jõge vald, et mis meiega haakub, on see Eesti lipulugu, et see on nagu väga tugev teema. Ja tegelikult väga tugev teema on ikkagi ka see Tartu rahu ja Jaan Poska. Et Jaan Poska, kes on samast Laiusevälja külast Jõgeva küljalt päritan. Et noh, need on need asjad, millega me oleme nagu ka ikkagi. Ja lõpuks ikkagi Kalevi. Ja lõpuks Kalevipoeg. Kalevi poeg. Igal pool vedam kohe järgi. Et see oleks minu selline väga paigetatud, väga hea täiendus. Aga küsimusi, et kasutage võimalust, et kellel on küsimusi nüüd selle võistluse kohta või? Palun. Seal pildi peal on näha, et ja ka siin mainiti, et Jõgeva jaoks on see oluline raudtee, aga üldiselt linnaplaneeringul seisukohast on teada, et raudtee või linnad jagunevad need sellisteks, kus on raudtee, kus ei ole ja raudtee lähedus, eriti linnakeskused, määrab ära selle elujõu. Ehk raudtee on tavaliselt nagu tamm ees, kas linnas saab pool Bowlerit välja lülitatud või sees. Ja see on kas on läbimurre või on mitu läbimurret ja ainult mingisugust torudega tehtud kitsuke pragu seda ei lahenda, et äkki keegi seletaks ära, et missugused nägemused on linna poolt raudteega ja mitu auku te näete ülepääsumiseks ja siis veel lisaks see, et Euroopa Liit nüüd nõuab või annab raudteedele tohutut raha ja ka Eesti Vabariiki ilmselt tuleb ronge juurde ja see ühendus saab olulisemaks ja samas seal kõlavad ka sõnumid, et autodele kavatsetakse 90% pidurit tõmmata autoliiklusele ja selle rahastamisele, et tahaks nüüd mingit kommentaari. Jah, et praegusel hetkel meil käivad läbirääkimised, et ühe läbimurdu me soovime teha. Kus me siin oleme? Siit tegelikkuses selle koha pealt oleks sõiduauto ja jalakäijate läbimurre raudtee alt see koha pealt, see on ainult reaalne tunneliga koht ja praegusel hetkel on kaks kohta, siis üks on siis sama Suurel tänavalt ja teine natuke kaugemal. See on teine kuskilt siit selle ja on läbikõik ja siis natuke edasi on meil siis viadukt, mis sõidab üle, et me saame öelda Jõgeva, et Jõgeva on kõik teinud selleks, et täna on need samad porgandid. Võib-olla oleks meid siis neid porgandid ei oleks, me saame rahvutult seda öelda, seda olime eestvedajad ja kõik arvavad, et see on Partsia tulnud asjad ja tegelikult oli siis Savisaar minister, kui see kokkuleppe tehti. See on kurikuulsad olümpiavõtjatega pildid hetkel, mäletate, võib-olla oli ajakirjandus kõvasti, see oli kokkuleppe ajal tehti. Ja 4 kiirrongi tuleb siia liini peale juurde, mis on tänaseks tellitud, et rongiliiklus, meie näemegi enda eelis seda, et Tartu vahet sõidab ta täna 17 minutit, ma vist nii tean, et rong, et kui hommikul Tartust hakata Jõgeval sõitma ja vastupidi, siis see tee on autosse täis.
aga selle ühenduse kohta veel, et seal teisel pool on väiksem osa Jõgevast, seal on valdavalt eramajad, seal on Pedja jõgi, sinna võiks tulla jah, siis jõeäärne ujumiskoht, promenaada, et see ühendus väga tihe võib-olla ei ole, seal on Pedja varimuuseum. meil on õnneks kilomeeter randa jõe ääres, mida me nüüd hakkasime korrastama ja me viime ühe promenaadi, suudame, ma arvan, kevadeks või vähemalt mai lõpuks valmis saada. Teise teemaga me arutame, kas teisel pool ka veel tuleb selline variant, et see on see minimaalselt lai tee, 3 meetrit, autode õueala märk. Inimesed saavad oma kodu jalaga ja see väga äge valgustus. Meil on tänaseks välja valitud Jõgeva valla oma pildid koos siis erinevate piirkondade luuletustega. Esimesed pildid tulevad Eestlane Olga Nukka jää, Jüri Leismendi lausega. Et kõik Jõgeva tänavad saavad oma luulelejaga pildid ja kõik valla piirkonnad, et oma valgustust täna promenaadide jaoks välja valitud, mis ei pea olema sugu kesklinnast, see ei ole seotud praegu kesklinnast, ei ole, teie ikka pakute oma ideed, aga meil on sinimustvalged valgustused, et kui öösel see lampi näha, siis on sinimustvalged. Ta on niimoodi LED-valgustusega tehtud. Selles mõttes meie peame raudteed ikkagi meie plussiks, et ega vanasti ikka sinna, kus raudtee ehitati, sinna tekkis küla. Enne oli pisikene küla, Mustasküla laiusel oli palju suurem. Raudteed hakkas siin elama ja Jõgeva maakond on 49. aastast. Maakond nimetused, maakondist tuli rajoonid ja oblastid ringi rastas, et maakonnad ei ole kuhugi kaotunud ja maakonna keskus me oleme ja selleks me ka jääme, et kas ta on Põhja-Eest, Tartumaa või Jõgevamaa, selle üle võib alati vaidata. Ma väikse killu sellega seoses ajas tagasi, et 60. aastatel, kui oli Jõgeva selline suurem planeerimine, siis oli arutlusel, et kuhu pool Jõgeva linn liigub. Kas ta liigub Tartu maantee poole või liigub Pedja jõe poole. Sest siin on raudtee, seal taga on Pedja jõgi, paralleelselt peaaegu kulgeb. Ja siis otsustati, et jäetakse see teine pool raudteed ja jõgi nii-öelda maha, et hakatakse arendama siiapoole. Jõgeva oli suur lennuväli, seal kohas, ja lennuväli ehitati siis täis uus elamurajooni ja kogu see arendus tuli siiapoole, et sellega jäeti see jõgi nii nagu ta on, jõe teine pool täiesti maha. See jõe ja raudtee vaheline nüüd on, aga see on suhteliselt nagu selline vaikne mahalane rajoon põhimõtteliselt. Et sellega nagu Jõgeva arengule kehtinud otsustab samm, see oli 60. Nii, kas mõni küsimus veel? No täname ja edu teile! Jah, tänud, soovime jõud teile ja kui pärast veel tekib küsimusi, siis saate ju ka otse küsida.